Hei Siim, siin täna vaatame negatiivsete arvude liitmist. Pole midagi, negatiivsed arvud, oled tuttav juba. Kui sa oled tuttav liitmisega, eriti hea, ja sa oled tuttav veel absoluutväärtustega, siis siin ei ole mingit küsimustki. Väga lihtne. Ja meie ülesanne on, kui palju on -18 pluss -40 pluss -14. Ja me otsime nüüd sellele vastust. Ma joonistan kohe siia endale suure arvtelje. Ja nüüd hakkan esimese asjana võtan, kirjutan ära nulliarvuteljele, oletame, et see on siis 10, see vahepikkus. Tundub, et meile mahub ära kõik siia. Ja ma jätsin vaba ruumi just siia negatiivsele poolele, kuna meil tegu negatiivsete arvudega. Ja nii nagu positiivsete arvude puhul, me hakkame liitma ka negatiivseid arve sisuliselt. Ja seda ma näitan nüüd kohe kuidas. Nii, me võtame kõigepealt selle esimese arvu -18 ja otsime üles arvutelje peal. See on 10, 20 enne 20 veidi. Ja ta on siin. Ehk siis meil on selline pikkus iseloomustab ja selline suund iseloomustab siis -18, see on -18. Nii, nüüd me võtame järgmise arvu, -40. Nüüd me hüppame -18 edasi 40 võrra, see on 10, 20, 30, 40. Nii, nüüd see 40 võrra edasi. Ja 40 võrra edasi hüpates oleme saanud siia, vaatame, umbes loeme ära, kus me oleme, siin on 20, 30, 40, 50, natuke enne 60 oleme jõudnud siis siiani. Ma nüüd seda täpselt arvu ei tea, sest see pole skaalal täpselt kirjas, ma jätan selle praegu kirjutamata, aga selle asemel lähen edasi. Võtan nüüd, panen -14 siia juurde, et see oli 10 ja natuke peale, vot, ja siin kuskil on siis -14, see lilla kiir või siis see lilla noolega joon siis tähendab põhimõtteliselt 14 ja -14 ja siis siia me oleme jõudnud, see on siis 14 pikkus, ma kirjutan pikkuse peale, see oli 40 pikkus ja see on 18 pikkus sellel joonel. Ja samamoodi need on ka absoluutväärtused, kui sa mäletad, tuletad meelde absoluutväärtuse märki ja loengut, mis meil oli, tundi, mis meil oli. Nii. Ja nüüd me otsime, mis see on. Põhimõtteliselt me võiksime teha selle skaala siin suuremaks ja vaadata täpselt ära, mis punkti juures see on. Aga ma ei hakka seda tegema, see on ikka päris palju joonistamist ja tegemist. Ma selle asemel mõtlen natuke loogiliselt, et meil on siin kõik need jooned on üksteise järel pandud, ehk siis nad lähevad kogu aeg suuremaks, ehk siis kui ma nüüd võtaks teise värviga. Nii, ma tahaks teada, me nüüd otsime, mis on selle joone pikkus ja kuhumaani see pikk joon nüüd jõuab. Väga lihtne, sa näed, et sa pead põhimõtteliselt liitma kõik need pikkused kokku ja paneme negatiivse märgi juurde. Ehk siis me paneme 18, 40 ja 14. Ja kui me nüüd kõik kokku liidame, siis me saame teada, kui pikk on see valge joon siin. Nii. No, liitmine on meil ammus selge, ma lihtsalt siin viiksin kiiresti ära, see on 7. Ehk siis 72. Ehk siis see valge joon, kuhu ta jõuab, on 72 juurde. Kontrollime arvutelje pealt, kas see saab olla nii, kas see on enam loogiline. See on 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 on 70 ja natuke peale 72. Ehk siis, aga see nüüd ei ole 72, vaid see on -72, sellepärast, et me oleme läinud tahapoole, ehk siis me oleme liitnud negatiivseid arvu, me oleme liitnud võlga üksteise peale ja võlg mitte ei lähe väiksemaks, kui sa teed võlale, võtad veel võla peale, siis see võlg läheb suuremaks. Loogiline, ehk siis kui me liidame negatiivseid arve, võlg või siis puudujääk muutub suuremaks. Ehk siis me saime, meil oli siin alguses oli -18, -40 ja -14, mis me kõik kokku liitsime. Ja need andsid kõik kokkuvõttes siis muutsid suuremaks seda võlga või seda puudujääki. Ehk siis loogiline. Olge mõnusad. Ma loodan, et sest tõi kasu.